oleme kütuse proovivõtu roboti juures ja me näeme kohe seda, kuidas koormast võetakse kütuseproovi. Ehk siis näha, missuguse niiskusega kütus parasjagu on jaama sisse tulnud. Selle järgi arvutatakse välja selle kütuse kütteväärtus. Ehk me teame, kui palju sellest hakkest on võimalik siis energiat toota. Et lisaks sellele, et see hake peab vastama siis Euroopa Liidu säästlikkuse kriteeriumitele, mis hakkasid kehtima alates 2023. aastast. Ja seda selle jaoks, et me saaksime sellest puiduhakkest toodetud energia lugeda taastuvaks energiaks. Nii tuleb energiatootjal iga koorma puhul kontrollida, kust koorem tuli ja kas seda tootes on arvestatud taastuvenergia direktiivi ning metsaseaduse nõudeid. Me kontrollime katastriüksuse täpsusega, kust kohast see materjal tuleb ja kas selle katastriüksusele väljastatud dokumendid on lubanud seal raieid teha või ega ei ole see materjal raiutud ebaseaduslikult natuuraaladelt või vääriselupaikadest. Et kõike seda me kontrollime, meil on selleks infosüsteemid loodud ja spetsialist tegeleb igapäevaselt sellega. Tean, et hakkepuit ja biomass tekitab inimesel kohe ajab karvad turri ja mõtleb, et nüüd kõik Eesti metsad me kütamegi siia ahju. Tegelikult just päris nii ei ole. Ei, tegelikult see pole üldse nii, et Eesti metsi meie pärast küll maha ei võeta. Et meie kasutame siin ikkagi selliseid puidujäätmeid, nii põllumajanduse kui ka metsatööstuse kui ka puidutööstuse jääke, mis vastasel juhul jääksid metsa või läheksid üldse jääkmeks. Et siin on oksad, ladvad, koor, praak, palgid näiteks, mida enam mujal kasutada ei saa või ka näiteks üraski poolt ära rikutud puit.